Tere sulle Meeri Taro lehele, kuulama ja vaatama juunikuu taroskoopi kõikidele tähemärkidele. Ma tuletan meelde, et tegu on üldise ladumisega, nii et võta siit vaid see, mis sinuga resoneerub. Ja vaadata võiksid nii enda päikesemärki, kuumärki, tõusumärki ja naised, miks ka mitte Veenust, kus siis sinu sünnikaardis asub. Juunikuus saavad sõna sellised imekaunid loomakesed, hästi huvitava energiaga kaardipakk lõbus ja samas selline hästi sirge ja selge energiaga. Sekka siis ka mõningad oraakli-kaardid ja vaatame, mis siit siis välja tuleb. Sa võid liikuda kohe siis enda soovitud märgi juurde, mida vaadata. Ajatemplid on videokirjelduses all kirjas. Tere kõikidele jääradele! Siin on sinu juunikuu taroskoop ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu mõõkade 10, müntide 2 ja mõõkade rüütel. Hästi huvitava ja omapärase energiaga laud on see. Mulle tundub, et juunikuus võib sul olla teema väga tugevalt mingite valikutega ja valikut langetades väldi ülemõtlemist või kaldumist muremõtetesse ja ülemõtlemisse sellisesse tundesse, et mul ei olegi valikut. Päris tihti me elus oleme sellises punktis, kus valida ongi ainult kas halva ja halva vahel või võrdselt positiivsete heade valikute vahel. Et sellisel juhul aitab alati ainuke valik või lahendus siis on valida südamega, hingega, võtta ühendust enda hingega, hinga paar korda läbi südame ja mõtle, mida sinu hing valiks, et mis võiks olla see valik. Nüüd müntide 2 toob siia natukene nagu sellist materiaalset elementi ka, kui mõõgad on selline õhu- ja mõtteelement, et viitavad sellele, et valikut langetades peaks jääma ka kindlaks enda valikule, kui oled nendest kahtlustest ja ülemõtlemistest läbi tulnud, siis see müntide 2 toob siia kuidagi ka sellise materiaalse mõõtme, et võib-olla valikut langetades võid vaadata ka seda, mis toob suuremat kasu sulle materiaalselt. Kordan, et kuna tegu on üldise ladumisega, siis see ei pruugi kõike võib-olla kõnetada, võib-olla sa oled oma eluga just ideaalses paigas ja täpselt seal, kus sa olla tahad, siis las nii olla. Kõik on õige ja hea. Mis mulle veel tundub siit lauast, et jäärade juunikuu tuleb hästi hoogne. Väga palju on sellist õhuelementi liikumist, et see mõõkade rüütel on otse kui selline tormakas tegutseja ka. Et ta küll mõtleb ja kaalub, aga samas ta ka kiirustab ja ruttab kohe tegevusse. Et vaata, mis sinu elus toimub või kus sa mõnes punktis oled, et kas kõik sõnad, mis saab välja paisatud inimestele, et kas seda on vaja, kas sinu tegude tagajärjed on sellised, mis sulle meeldivad ja las ta praegu jääda. Nüüd oraaklikaartidest on väljas sellised kaardid nagu tass, mis näitab seda, et sa peaksid vastu võtma õiglase tagasiside või kriitika. See käib ka selle ülemõtlemise alla, et tihtipeale teiste inimeste mingi selline muuseas pillatud lause võib neid täiesti põrmu heita ja panna üle mõtlema, aga kui sa saad tagasi kriitikat, mida sa saad rakendada ja mis sind otsekui üles ehitab, siis alati tasuks seda võtta hinnangute vabalt ja vaadata, et kus ma saan veel paremini edasi liikuda või kuidas ma saan veel paremaks. Ja teise oraaklikaardina tuleb välja selline kaart nagu kett, mis näitab seda, et mingi sündmuste ahel mõjutab sinu elu tugevasti.
Täpselt see, et kui sa oled mingi valiku ees, siis vahel ka valimata jätmine võib olla valik, mis käivitab nagu sündmuste ahela sinu ümber ja toob esile paremad valikud veel või tõe. Et igal meie sammul on tagajärg, millega me peame arvestama ja ainult sina saad võtta vastutust iseenda elu eest täiel määral, kõikide oma valikute ja tegude eest, mitte keegi teine, vaid ainult sina üksinda. Et tegu-tagajärg seos võib jääradele juunikuus siis hästi tugevalt üles tulla. Ja see ei ole ka ainult nagu negatiivses mõttes, vaid ka positiivses mõttes, et see kett on ka selles, et kui sa oled kellelegi midagi head teinud, rohkem kui on küsitud või palutud, siis juunikuu võib olla ka see aeg, kus sa hakkad tagasi saama tänu ja ka selliseid heategusid iseenda suhtes. Nii, ja numbritena tuleb välja 11 ja 3. 11, 3 või 14 võivad siis olla juunikuus sellised olulisemad numbrid või kuupäevad, mida tasub meeles pidada. Kõike kaunist sulle! Tere kõikidele sõnnidele! Siin on sinu juunikuu taroskoop ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu torn, ülempreest, rinna ja karikate 3. Väga suur ja tugev laud ja hästi omapärase energiaga. See esimene torn võib tunduda natukene nagu hirmutav või eemale peletav ja tihtipeale, kui torn tuleb lauda, siis ta toob kaasa sellised hästi ootamatud muutused, mis võivad panna meid otse kui ühele kohale tarduma ja mitte edasi liikuma. Aga torni õnnistus on alati see, et torn lööb platsi puhtaks. Nagu see välk seal selle armsa loomakese selja taga, et olete tähele pannud, muidugi olete. Peale äikest on alati hästi puhas õhk ja täiesti õnnis tunne on minna õue, kui on üks mõnus maru üle käinud. Et see õhk on nii puhas ja klaar, kerge on hingata ja midagi on otse kui selgemaks saanud. Ja laguneda saab ju alati ainult see, mis juba on mõraga või katki. Et mis ei ole kindlal pinnal, mis ei ole otse kui sinu, ainult see saab laguneda ja sinu elust sellise torniefekti ja pauguga minema minna. Kõik see, mis on armastuses, kuulub sulle ja on otse kui sinu energeetika üks osa, see ei kao mitte kuhugi. Ja mis on nagu sellest torni hetkest kõige nagu kindlam viis läbi minna, on see, mida väljendab see ülempreest rinna siin, et pöörduda sissepoole ja oma kõrgema mina või selle jumaliku osa suunas iseenda sees ja küsida tarkust, mida teha, kuidas edasi liikuda ja teada, et sa oled üks osa suuremast mängust alati, et tihtipeale see, mida me siin püüame hullumoodi kinni hoida ja otse kui sellest torni efektist säästa, ei väärigi seda üldse kõrgemas plaanis või pikemas perspektiivis. Et küsi oma sisemist juhatust iseenese hingelt ja usu mind, sa näed asju hoopis teisest perspektiivilt. Las see torm tuleb ja las ta pühib platsi puhtaks. Ja millal veel, kui mitte juunikuus, kui on suvine pööripäev ja selline energiat iseenesest juba toetavad sellist suurt puhastust ja kergemalt ja mõnusamalt pinnalt edasi liikumist. Nüüd ma ei ole üldse pööranud tähelepanu sellele karikatele 3 siin lõpus, mis minu jaoks otse kui paneb pitseri kogu sellele lauale, et mis iganes olukorrad sulle juunikuus ette tulevad, ära unusta tähistamist ja pühitsemist, sellist mõnusat koosolemist oma sõpradega. Ja samas, kui oled keset seda torni mürtsu, kärtsu ja lagunemist, siis tea, et üsna varsti on sul põhjust pidutseda, sest sa oled saavutanud selle, kuhu sa oled tahtnud jõuda.
Nüüd oraakli-kaartidest tuleb esimesena lauda selline kaart nagu pisarad, mingi suur personaalne lein, kurbus. Ja teise oraakli-kaardina tuleb ristikein, 4-leheline ristikein, mis väljendab jälle head saatust ja suurt õnne, et no mis veel saakski tulla peale seda, mis on tarokaardid öelnud oraakli-kaartidest juurde, kui vaid kinnitav sõnum sellele, et iga kurbus saab otsa ja asendub totaalse rõõmuga, et võta seda juunikuud avatud südamega ja avatud meelega ja otse kui võimalust mõnusaks suureks puhastuseks ja edasiliikumiseks. Tegelikult võib-olla mu sõnadest jääb vähe, et seda energiat siin lauas edasi anda, et siin on sellist nagu mõnusat ootusärevust ka, et mis iganes juunikuu toob, ma olen kindel, et sa tuled sellest läbi õnnelikumana, puhtama ja paremana kui sellesse juunisse minnes. Nüüd numbritena on lauas selline number nagu 5 ja 9. 5. kuupäev, 9. kuupäev ja 14. kuupäev võivad siis olla sellised olulisemad päevad või numbrid juunikuus. Aga aitäh sulle! Tere kõikidele kaksikutele! Rõõm sind näha Meeri Taro juunikuu taroskoopi vaatamas. Nüüd kaartidena on sinu jaoks lauas sellised kaardid nagu karikate kuninganna, poodu ja karikate 6. Hästi omapärane laud. Selles mõttes, et palju on emotsioone, no suvele kohaselt peakski olema ju kergust ja emotsioone rohkem, mis natukene võib eksitada, on see poodu siin keskel. Paljud peavad võib-olla poodut raskeks kaardiks, aga minu meelest on ta pigem selline kinnitav ja julgustav kaart, mis annab märku, et asjadele võiks vaadata hoopis teise nurga alt, otse kui nagu tagurpidi või mulle meeldib jälgida enda kassi ja kass vahest on nagu niimoodi alaspidi rippu pea tagurpidi ja vaatab uudishimulikult maailma. Et see hoiak, et kuidas asjad näevad välja, kui nad ümber pöörata ja see uudishimu elu suhtes võiks meil kõigil olla ja seda võiks olla rohkem. Nüüd emotsioone on väga palju ja mulle tundub, et see laud siin tahab sulle otse kui öelda seda, et kui tunded löövad üle pea ja tekib nagu selline otse kui ka stagnatsioon võib-olla emotsioonides, siis tasub asjad keerata teistpidi ja tuua tagasi see õnn, lust ja rõõm oma ellu. Et mulle tundub, et siin võib olla tegu suhetega, et kui sulle tundub, et mõni suhe on elus juba ammendunud ja tahaks võib-olla edasi liikuda, siis ära kiirusta inimeste enda elust väljaheitmisega, vaid vaata otse kui teiste silmadega oma kaaslase peale ja tea, et asju ümber pöörates ja asju ümber hinnates sa jõuad sinna karikate 6 juurde, mis on suhete valdkonnas just hästi ideaalne ja selline mõnus jagamise ja mõnusate nagu küllusliku jagamise ja armastuse andmise kaart. Et proovi, vaata, mängi oma tunnetega ja miks ka mitte juunikuus võtta üldse vaatluse alla kõik sellised teemad, et mida ma üldse tunnen, mida ma üldse tahan, et ma emotsionaalses plaanis tunneksin või et kuhu ma tahaks välja jõuda, et minu seisund oleks just nimelt nagu tunnetena, et kui ma tahan kogeda iga päev õnne, siis mõeldes negatiivseid mõtteid ja mitte olla tänutundes, siis ilmselt me sinna ei jõua. Et vaata, kaalu. Nüüd oraakli-kaartidena on lauas sul selline muna, kuldmunakene otsekui, mis näitab edu plaanides ja raske töö nagu korda saamises ja lehvik,
mis näitab just romantikat ja pühitsemist ja pidu. Et see kaldub ikkagi ka nagu sinna suhete suunas, et vaata jälgi oma suhteid, mis seal toimub ja võib-olla on vaja mõnele suhtele anda teine võimalus, et saada jälle tagasi sellisesse küllusesse, voolamisse ja õnnelikku suhtesse. Samas, kuna tegu on üldise ladumisega, siis siin võib olla ka väljas selle muna all see, et kui sa oled igatsenud inimest enda kõrvale, siis kes teab, mida suvine pööripäev ja Sõnajalga õied toovad, et võib-olla see on just sinu nagu romantika ja suhete valdkonnas nagu uue teekonna algus. Aga sellisel juhul tahaks sulle meelde tuletada, et seda poodut siin keskel, et võib-olla sa peaksid hoopis vaatama seda, et milliseid inimesi sa oled siiamaani oma ellu lubanud ja võib-olla on vaja teha seal hoopis mingid muutused ja vaadata selles suunas, keda sa vaadanud veel ei ole. Meil kõigil on üks teatud maitse oma kaaslase suhtes või soov, milline ta võiks olla, aga võib-olla kõiksus tahab anda hoopis midagi paremat, et hoia silmad lahti. Nii, ja numbritena on lauas 6 ja 2. Teine, 6. või 8. kuupäev võivad siis olla olulised või ka 26 näiteks. Aga kõike kaunist sulle! Tere kõikidele vähkidele! Siin on sinu juunikuu taroskoop ja kaardidena on lauas sellised kaardid nagu sauade paas, karikate 7 ja müntide äss. Nüüd esimese hooga, mis siit silma paistab, on see, et juunikuu tuleb hästi tegus. Hästi toimekas, võimalik on vajadus kiirelt reageerida. Tööd on palju, tegutsemist on palju ja kohati võib tunduda isegi, et liiga palju. Nüüd see karikate 7 siin keskel näitab seda, et olema soovidega tähelepanelik ja natukene ka võib-olla ettevaatlik, et sul on küllus, need kõik karikad on täis erinevaid valikuid ja asju, aga kas need kõik valikud on sellised, mis sulle meeldida võivad või need otse kui need soovid, nende täitumine, et kas see toob kaasa selle, mida sa tegelikult tahad või et mis su südamesoov on. Nüüd müntide äss näitab ka seda, et kindel on see, et sinu tegus ja toimekas kuu saab ka vääriliselt tasustatud. Palju on selliseid materiaalseid kingitusi, hüvesi ja selle kaardi all võib olla ka see, et midagi ootamatult lisaboonus või preemia hea töö eest. Et on küll palju tegutsemist, on küll palju rapsimist, aga ka tänu ja kiitus selle eest on sinu vääriline. Nüüd kuidagi siit energiapildist jääb selline mulje ka, et tee juunis selliseid mõnusaid pause. Võta vahepeal aeg maha täiesti iseendale ja luba seda, mis sa leiad, et teeb sinule tuju heaks. Unista julgelt ja mõnuga. Võta selleks unistamiseks aega kõikide tegevuste ja toimetamiste kõrvalt ja tea, et kõik hea on sinu jaoks juba valmis pandud. Nüüd oraaklikaartidest tulevad lauda sellised kaardid nagu sipelgas, mis kinnitab otse kui seda eelnevat tarakaartide öeldut, et palju on tööd ja palju on tegutsemist, aga palju on ka edu. Ja päike on teadupärast alati õnne ja õnnelik olemise kaart. Et juunikuu mulle tundub, võib ollagi täpselt selline, et palju tööd, palju tegemisi, palju tööd igas valdkonnas. Töö all ma ei pea silmas ka seda, et ainult nagu raha pärast pingutamine, vaid vahel me teeme tööd ka suhete nimel. Kuna tegu on üldise ladumisega, siis ma ei tea, et kus sa praegu mis hetkes või seisus sa oma eluga oled. Et vaata, mis seal toimub, et siin võivad olla ka suhted ja otse kui selline suhetes me kipume ka tihtipeale minema sellisesse soovunelmatesse või unistamistesse. Tihti jätame võib-olla märkamata ägeda inimese enda kõrval, kes tahaks kinkida meile kogu seda maailma ja nii materiaalset küllust kui ka emotsionaalset küllust.
iga juhul kindel on see, et mis iganes su elus toimub, tea, et see kiire ja tormakas aeg saab otsa ja tuleb selline õnnelik tähistamise ja pühitsemise periood ka sinu ellu. Nüüd numbritena on väljas sellised numbrid nagu 6 ja 4 ehk või ka 10 võivad siis olla olulised kuupäevad või numbrid sinu jaoks juunikuus. Aitäh sulle! Tere kõikidele lõvidele! Siin on sinu juunikuu taroskoop ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu karikate 5, karikate 10 ja müntide 10. 20, väga huvitav, väga huvitav. Nüüd karikate 5 on selline kaart, mis väljendab natuke sihukest kahetsust ja pisut seda, et nagu otse kui pettumuse tunnet või sellist emotsiooni, et kõik oleks nagu mööda läinud või aga see väljendab ka seda, et tihti me ei märka võimalikkusi, me märkame ainult seda, mis on käest libisenud, aga me ei märka seda, et selja taga on mitu õiget ja head valikut veel. Täpselt nagu siin kaardipakil see nunnu kalakene märkab neid 2 pikali karikat seal võrgu sees, aga ei märka 3 püstist selja taga, on ju, et elu annab meile alati erinevaid võimalikkusi ja erinevaid teid otse, kui midagi ebaõnnestub, siis alati tasub vaadata ringi, et kusagil on midagi veel, et ma olen enam kui kindel, et kui me võtame vastutuse oma valikute eest, siis kõiksus või elu ei jäta meid kunagi nii-öelda nagu sinna kehva olukorda või sohu, et meie enda asi on vaadata ümber ja märgata selja taga neid asju, mida me ei ole võib-olla varem tähele pannud. Et ega asjata ei öelda, et kui üks uks sulgub, siis kusagil avaneb ja nii edasi, et seda lauset on pööratud igati pidi, et ma vist ei mäletagi, mis see algupärane praegu on, et on, kuidas on, aga tea, et sinu jaoks on alati teisi võimalikkusi või valikuid veel. Kindlasti toob juunikuu sinu ellu ka selliseid suhete tasandil küllust ja kordaminekut, et karikate 10 väljendab just sellist õnne perekonnast, suhtlemistest ja suhetest, et palju emotsioone, hoitust, armastust ja märkamist, et kes on sinu inimesed või kes on sinu ümber. Otse kui selline oma karja kogemise tunnetamine. Siin võib olla ka see, et võimalik, et sinu ellu tulevad üldse uued inimesed, uued suhted, uus kogukond, kuhu sa tahad kuuluda. Perekond ei ole ju ainult meie sünniperekond, vaid perekonnaks saab pidada ka neid inimesi, keda me oleme enda ellu valinud. Nii et vaata, võib-olla sa leiad juunikuus enda kõrvale just selle õige inimese või õiged inimesed. Nüüd see müntide 10 väljendab siin sellist täiuslikkust ja küllust ka materiaalses plaanis, totaalset vabadust ja liikumist ja reisimist ja seda, et raske töö on vilja kandnud, et saad tähistada, pühitseda ja tunda rõõmu koos oma kallite inimestega just materiaalses plaanis ka. Lõvi on alati hästi lahke tähemärk minu jaoks olnud, et lõvil ei ole kunagi oma inimeste jaoks millestki kahju, et kui tal on, siis ta jagab ja see toob ka juurde põhjuseid ja asju, mida jagada, on ju. Et ühesõnaga vaata enda ümber, kindlasti on veel mingeid võimalikkusi. Kui tunned ennast kitsikuses või raskes paigas praegu just olevat. Ma vabandan, kui siit aknast tuleb lärmi. Mingid imelikud asjad liiguvad, aparaadid sõidavad mul akna all. Nii, ja oraakli-kaartidest on lauas selline kaart nagu kaalud, mis väljendab, et hoia oma elu tasakaalus. See läheb kokku minu meelest selle üldise lauaga, et kui ma olen iseendaga tasakaalus, siis ma märkan ka kõiki võimalikkusi enese ümber edasi liikumiseks, siis mu emotsioonid on tasakaalus ja siis on tasakaalus ka minu finantsid ja materiaalsed võimalikkused ja õnn nende üle.
ja teise oraaklikaardina tuleb välja selline kaart nagu täht, mis ütleb, et edu on sulle täielikult garanteeritud ja tagatud. Et noh, kas saaks olla veel paremat ja õnnelikumat lauda, kui korraga lauas karikate 10 ja müntide 10, ja siia peale veel oraaklikaardi õnnelubadus, et mulle tundub, et juunikuu tuleb lõvi jaoks täielikult õnnestav ja emotsioonide rohke just positiivse nurga alt seda. Nüüd numbritena on väljas sellised numbrid nagu 5 ja 4 või 9. Ikka kõike kaunist sulle. Tere kõikidele neitsidele. Siin on sinu juunikuu taroskoop ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu kuu, mõõkade 8 ja müntide 6. Mulle tundub, et juunikuu võib sinu jaoks tulla otse kui selline oma tunnetega kontakti otsimise ja sisemise igatsuse periood, mis iseenesest ei ole üldse nagu halb, vaid vabastab sind hoopis nendest ülemõtlemise kammitsatest, mis sa iseendale oled otse kui peale pannud. Et kui keskmisel kohal olev mõõkade 8 näitab seda, et nagu käsist ja jalust oleks otse kui seotud ja mingit väljapääsu ei ole, siis tegelikkuses on see kaart, mis väljendab seda, et meie kõige suurem lõks või puur on see, mida me iseendale oma peas oleme loonud. Et see kombo siin lauas mulle väljendab ja seda, et sinus ilmselt on mingi hästi suur igatsus, mis iganes valdkonnas see võib olla, kas suhete või materiaalsuse või eneseteostuse valdkonnas, kuna tegu on üldise ladumisega, siis vaata sellele igatsusele otsa ja mõtle, et äkki oled sa iseennast oma peas juba kinni pannud sellele igatsusele, et see on sulle kättesaamatu või mis iganes põhjusel oled iseennast eraldanud otse kui sellest igatsusest ja unistusest või soovist. Aga see müntide 6 jällegi siin näitab seda, et on aeg võtta seda nagu vastu, mida sa väärt oled nii materiaalses, emotsionaalses kui ka mis iganes valdkonnas siin elus. Et mõtle suuremalt, unista julgemalt ja vaata, kus koha peal sa iseendale jalga taha paned või kus sa iseennast pidurdad ja anna oma unistustele uued tiivad ja siis lõika ka seda vilja, mis sellest unistamisest tuleb. Sest kõik asjad, mis siin elus on, mis on loodud, on algselt olnud kellegi mõte. Et mitte midagi ei teki niisama ilma, et keegi oleks selle peale varasemalt mõelnud. Ja mõtted on ka need, millega me iseennast kõige rohkem kinni paneme või otse kui ahistame, et kõik need iseennast vähendavad mõtted ja võta juunikuus endale otse kui selline mõtete politsei roll, et kuhu ma välja jõuan, kui ma nüüd jälle mõtlen seda mõtet või et kui ma ketran enda peas seda visiooni, et kas see on see koht, kus ma tahan olla või on midagi paremat veel võimalik, et kuidas see küllus saaks minu ellu tulla mingil teistsugusel moel. See müntide 6 toob siia ka sellise materiaalse mõõtme, et see võib olla sinu nagu selline materiaalne olukord, mis tundub võimatu ja väljapääsmatu, aga vaata ringi ja tea, et sina oled oma elu võimas looja ja kui sa midagi väga igatsed, siis sa leiad ja suudad luua ka vahendid selle saavutamiseks. Nüüd oraaklikaartidest esimesena on väljas selline kaart nagu kott, mis väljendab midagi suurt, kas ja suurte materiaalset siis ilmselt, kas töö või palgatõus, mis väga kinnitabki seda, et just seda müntide 6 poolt siin lauas. Ja teisena tuleb kurg, mis ütleb, et kas sünd või hea äriline võimalus või üldse ka kurg minu jaoks väljendab vastupidi kõige uue nagu tekkimist või sündimist. Et see ei pea olema ainult uus äriline võimalikkus, vaid see võib olla ka täiesti uue sinu enda
sündimine, et kui on need muremõtted ja ülemõtlemisest tingitud mõtted kõrvale pandud, et siis sünnib uus vaba sina. Aga jah, siin on ka täiesti konkreetne materiaalne suund nii selle müntide kuue kui nende oraakli-kaartide näol, et vaata ringi. Võib-olla mingi uus äri tahab sinu kaudu sündida, mingi uus teenus, toode, mis tõstab inimesi ja kinnitab ja julgustab ja lisab sellist heaolu ja ära vähenda ennast. Sa oled igatipidi võimekas, et julgelt astu teele, et saaksid neid tibusid siis hiljem ka kokku lugeda. Nüüd oraakli või numbritena on väljas 6 ja 4 või siis 10. Need võivad olla kas olulised numbrid või olulised kuupäevad. Aga kõike kaunist sulle! Tere kõikidele kaaludele! Siin on sinu juunikuu horoskoop ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu mõõkade 7, sauade kuninganna ja müntide 9. Hästi omapärane ja võimsa energiaga laud tegelikult. Et võimalik, et sulle tundub kas hetkel või juunis kuidagi, et kõik on sinu vastu või et sa pead kuidagi nagu hoidma, kaitsma, peitma iseennast. Mõõkade 7 all on selline natukene nagu, kuidas nüüd öelda, näppaja energia või selline vaata, mis sinu ümber toimub, millised inimesed sinu ümber on, et kas nad kõik on ausad ja sirged ja selged sinu suhtes. Kas sa ise oled teiste suhtes sirge, selge ja aus. Mulle tundub, et juunikuus võivad tulla välja mingid saladused, mida on pikalt vakal hoitud ja sellised nagu tõe paljastumised või avaldumised, aga see kõik tuleb sulle kasuks ja kasvuks. Sa saad istuda sinna troonile nagu see sauade kuninganna ja valitseda julgelt ja võtta otse kui selle iseenda nagu õiglane positsioon iseenese elus. Et mis iganes seisukorras on sinu suhted või töövaldkond, et juunikuu toob sellise asjade seisu, et sa saad julgelt istuda sinna troonile ja olla otse kui oma eluboss valitseja. Nüüd müntide 9 toob sellist materiaalsust, küllust ja mõnusat energiat lauda, et jagub kõigeks ja siin on müntide 9 all on ka natuke selline energia, et sa saad edasi anda enda õpitut või enda kogetut, et ära hoia midagi vaka all, ära ole selline nagu see jaanalind seal, vaid jaga ja sellega tuleb küllus sinu ellu. Rohkem ja rohkem, et mida rohkem me välja anname iseendast energiat, tarkust, materiaalsust, seda rohkem saab kõiksust seda ka meile tagasi peegeldades tuua juurde, et jagades kasvatad alati, et see on selline nagu tavaline põhitõde. Nüüd oraakli-kaartidena on lauas sellised kaardid nagu müts. Sa otse kui nagu mängid erinevaid rolle oma elus, et vaata, mis sinu elus toimub ja troon ehk positsioon ja autoriteet, et see kinnitab väga seda, et on vaja, juunikuu toob sulle selliseid võimalikkusi, kus sa saad võtta vastutust täielikult oma iseenese elu eest. Et ära kahtle iseendas, istu julgelt sinna troonile ja võib-olla sa pead ka mängima erinevaid rolle otse, kui et kui ma siin vahepeal mainisin tõe paljastumist, siis vahel ongi vaja võtta, et paljastada tõde selline julmem, sirgem ja selgem roll, et õiglus saaks jalule seotud. Ühesõnaga, mulle tundub, et sinu juunikuu tuleb väga selline julge, kindel ja otse kui vastutuse võtmise periood. Et seda kõiges nii suhetes, materiaalsuses kui iseenese sees, iseenesega kontaktis olemisega.
väga huvitav ja omapärane energia. Nüüd numbritena on väljas sellised numbrid nagu 8 ja 7. Või siis 15 ka, et 7 on hästi huvitav number. Ma imestan, et täna ei ole teda rohkem välja tulnud ka teistele tähemärkidele, et põnev. Ja 7 lisab ka sellist õnnelikkust ja nagu uusi teid, kinnitust, et oled õigel teel omadega. Aga suured tänud sulle! Tere kõikidele skorpionitele! Siin on sinu juunikuu taroskoop ja kaartidena on lauas sellised kaardid nagu sauade 5, karikate 2 ja karikate kuningas. Hästi omapärase energiaga laud. Mulle tundub, et juunikuus on tugevalt üleval sinu jaoks suhted ja suhtlemine. Ja ole tähelepanelik, mis sinu suhetes toimub. Võimalik, et sa pead iseenese eest otse kui seisma, võitlema, vastanduma iseenda ja oma kallite inimeste eest. See sauade 5 on selline energia, mis näitab nagu sellist võitlemist või otse kui klassikalises taros on ta nagu 5 meest sauadega vehklevad erinevas suunas, on ju. Et võib tunduda kohati, et see on nagu võitlus tuuleveskitega, et sa võitled kellegiga arusaamatu kellega või millega, et kõik nagu sõdivad, aga kellelgi ei ole nagu eesmärki. Et vaata, mis toimub sinu elus, et kui sina astud sealt välja, siis sellega saad luua tasakaalu ka kogu situatsiooni. Nüüd karikate 2 väljendab sellist imelist ideaalset suhtekaarti. Ta on ka selline nagu püha liidu kaart või et suhted, mis olemas meie elus on ja peavad tulema ja on olulised ja jumalikud suhted otse, kui et need tulevad nagunii, ta on just paari suhted nagu, et liidul moodustamine ja loomine iseenda inimesega. Ja nüüd see karikate kuningas toob siia juurde sellist otse kui võtab selle laua kokku sellega, et see oma emotsioonide eest nagu vastutuse võtmine või nagu teadmine, mida ma tunnen, kuidas ma tunnen ja et ainult mina vastutan enda emotsioonide eest, oma emotsionaalse seisundi eest, et ei mitte minu kaaslane ja mitte ka kõik see maailm, mis otse kui mulle vastu sõdib või vastu tundub olevat, et ainult mina üksinda ja see on ka nagu see, et mitte lasta ennast kaasa minna mingist sõjast, mis toimub minu ümber. Et väga tihti ma taban iseennast ära ka sellelt, et kui ma näiteks nagu veedan aega sotsiaalmeedias ja seal on mingi postitus, mis tõstab hästi tugevalt üles paljude emotsioone, siis jubedalt näpud sügelevad vahest, et tahaks kirjutada ka mingeid kommentaari, aga samas ma tean, et see on nagu mõttetu auk, kuhu oma energiat panustada või et ta ei loo midagi, ta lihtsalt loob juurde seda sõjaenergiat või sellist hoiakut, et nagu kõik sõdivadki kõigiga, aga nagu miks täpselt ei saagi keegi aru, sest ei ole ju nii radikaalselt valesid vaatepunkte, on lihtsalt nagu arusaam tõest ja see võib olla täiesti erinev, kui vaadata läbi erinevate inimeste aspektide, on ju, et rohkem tolerantsust ja siis saab ka nagu küllus suhetes sinu elu sõitsema. Ehk siis võib-olla oleks mõte natuke lappama, aga mida ma tahan öelda on see, et jälgi hoolikalt, kuhu sa emotsionaalselt juunikuus panustad, millele sa panustad ja panusta pigem oma iseendasse ja oma kallitele inimestele ja võta vastutus täielikult oma emotsionaalse seisundi eest. Ära lase ennast kaasa kiskuda võõrastest sõdadest ja ära toida oma energiaga mingeid mõttetuid teemasid. Nüüd oraaklikaartidena on väljas sellised kaardid nagu tõrvik, mis näitab vaimset kasvu, valgustumist
teadlik olemist ja mõistmist, mis läheb väga hästi kokku minu meelest kogu selle tarolauaga, et iseendaga heas kontaktis olles ja iseenda emotsioone ja mõtteid valitsedes ja neid nagu teadvustades ongi võimalik valgustumiseni jõuda nii-öelda. Ja pesa, mis väljendab emotsionaalset turvalist kohta, perekonda, mis on sinu jaoks nagu väga oluline, et see jällegi läheb kokku nagu kogu selle lauaga, et kui sinu emotsionaalne tagala on hoitud just perekonna ja sinu inimeste näol, siis mitte miski ei saa sind kõigutada. Aitäh sulle! Tere kõikidele hamburitele, siin on sinu juunikuu taroskoop ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu karikate rüütel, sauade 4 ja sauade äss. Väga mõnusa, tugeva energiaga laud. Esimese hooga, mis ma siit tahaks välja tuua, on see, et emotsionaalses plaanis, ma ei tea, kus sa seisad oma elus hetkel, suhete valdkonnas näiteks, kuna tegu on üldise ladumisega, siis võib-olla emotsionaalses plaanis või suhete plaanis toob juunikuu sulle, kui sa tegutsed sihikindlalt ja oma soovidele vastavalt, siis juunikuus võib tulla selline õitseng ja läbimurre, et unista julgelt ja tea, mida sa soovid, et õigel hetkel siis astuda õigeid samme ja tegutseda. Siin on sellist mõnusat romantilist tulist energiat, on tuleviku suunas vaatamist ja on sellist nagu jah, tegutsemist emotsioonide pinnalt, kirglikku liikumist, selline mõnus kuum juunikuu tundub sulle tulevat. Ma pole ka imestada, jaanipäev ja sõna ei ole õied ja kõik muu selline teema on ju. Et vaata julgelt tulevikku, kui sinu soov või unistus on leida enda kõrvale inimene või suhete plaanis midagi muuta, siis selleks on väga hea võimalus. Väga hea võimalus on ka asuda otse kui oma nagu hingeteele või südamega tuleviku suunas astuda samme, et ma pean siin silmas just nagu ärilist plaani või eneseteostust või midagi sellist, millega siis hilisemalt ka materiaalsust teenida on ju. Et vaata ja hoia juunikuus pilk tulevikul ja ole valmis hästi kiirelt tegutsema, kui kõiksus sulle pakub võimalikkusi. Nende võimalikkuste vastuvõtmisega on see ka, et neid tuleb alati märgata, on ju, et kui elada läbi südame ja oma emotsioonidega kooskõlast, siis me tabame ära ka need võimalused, mida kõiksus meile annab ja saame neid ära kasutada, et on need siis suhted inimeste näol, kes meie ellu saabuvad või siis on need ärilised võimalused edasiliikumiseks, õppimiseks, siin all võib kõike olla. Ühesõnaga mulle tundub, et sinu juunikuu võib tulla väga tegus ja selline tuleviku suunas igatipidi õigeid samme astuv, kirglik ja tuline. Nüüd oraklikaartidena on väljas sellised kaardid nagu kilpkonn, aeglaselt kui kindlalt edasi, mis natukene jahutab seda lauda, et kui see karikate rüütel ja sauade äss siin otse kui on nagu hästi hoogsad ja sellised tulised tegutsevad, siis kilpkonn tuletab meelde, et aeglaselt, aga jõuad kaugemale. Ja järgmise oraklikaardina on väljas selline kaart nagu lind, lendav lind, mis ütleb seda, et uudised on sinu poole teel, et hoia oma silmad lahti ja kõrvad lahti ja süda avatud vastu võtmaks kõiki neid võimalikkusi, mida nagu kõiksus tahab sulle anda. On need siis uudiste näol või on need konkreetsete võimalustena. Nüüd numbritena on väljas sellised numbrid nagu 4 ja 3 või siis 7 võivad olla siis olulised numbrid või kuupäevad juunikuus sinu jaoks. Aga aitäh sulle!
tere kõikidele kaljukitsedele, siin on sinu juunikuu taroskoop ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu mõõkatäss, keisrinna ja karikatäss. Vabandust, ässad läksid risti nüüd. Kui ässad välja ilmuvad, siis nad on alati nagu sellised õnnelikud ja positiivsed kaardid. Mulle tundub, et sinu juunikuu tuleb nii emotsionaalselt kui ka mentaalselt hästi õnnelik, et sa oled väga heas paigas iseenesega ja see keisrinna siin keskel otse kui tugevdab või väljendab ka seda, et sellist enesega kooskõlas, tasakaalus ja igatipidi heas paigas olemist. Kuidagi juba raske on siia juurde midagi lisada, et kõik on nagu nii hea ja paigas, et on tundeid, on sihukest mõttetasandil positiivsust ja sellist heaolu mentaalsel tasandil ja sa oled otse kui oma elu valitseja. Sul on kõik kontrolli all ja ongi nagu kõik kontrolli all ja tasakaalus. Vabandust, aga mul kuidagi nagu, ma ei tahagi siia midagi juurde lisada. Siin kõik on nagu nii hea. Ja vaatame, mis siis oraaklikaartidest juurde tuleb. Tuleb leder, vabandust, mis näitab tasast ja sihukest vaikset ronimist oma edu ja õnne suunas. Ja liilja ehk spirituaalne armastus. Nüüd need oraaklikaardid toovad siia juurde veel nagu kinnitavad seda, mis tarodena juba siin lauas on, et sa oled samm-sammult astumas, liikumas oma edu poole, sa tead täpselt, kuhu sa tahad jõuda ja mida sa soovid. Sa astud konkreetseid kindlaid samme, olles tasakaalus iseendaga, oma emotsioonide ja mõtetega. Nüüd see liilja siia, see nagu spirituaalne või vaimne armastus võib tuua nagu suhete mõõtmesse juurde sellise hingesugulase või otse kui mingi teise tasandi suhtluse või suhte. Et oled sa tundnud seda, et mõne inimesega sa oledki otse kui nagu hinge tasandil ühendatud, et ükskõik mis võib juhtuda või mis võib teie vahele tulla, et sa tead, et see inimene on otse kui sinu hinge inimene või sinu hinge perekonna liige, et mitte midagi ei tule teie kahe vahele. Siin võib olla tõesti see, et sa kohtad juunis, olles ise nii heas paigas, enda tulevast partnerit, kes on ka sinu hingesugulane, et ma ei tea, kus sa oled oma elus suhetega, mis punktis, tegu on üldise ladumisega, aga see võib olla ka jah, see teema nagu, et kuna sa oled jõudnud nagu nii tasakaalu iseendaga ja heasse paika, siis saabki tulla sinu kõrvale see partner, kes peegeldab sulle tagasi seda tasakaalu ja heaolu ja ongi sinu hingesugulane. Nüüd numbritena on väljas sellised numbrid nagu 9 ja 7. Et need siis võivad olla olulised kuupäevad või lihtsalt olulised numbrid. 7 on nagu nii siuke õnnelik number ja hea number, nii et see lisab veel oma õnne nagu touchi siia kogu lauda juurde. Aga suur tänu sulle! Tere kõikidele veevalajatele, siin on sinu juunikuu taroskoop ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu mõõkade rüütel, müntide 2 ja karikate 4. Nüüd esimese hooga mulle tundub, et sinu juunikuu võib tulla selline, kus sul on vaja hästi kiiret ja vahetut mõtlemist, otsustamist ja sellist mõtteerksust otse kui et on küll suvi ja on kuum ja tahaks puhata ja jaanipäev ja kõik muud sellised jutud, aga kuidagi sind hoitakse nagu hästi mõtteerksana või nagu sellisena, et sa pead kiiresti reageerima just mõttetasandil, et hästi vahetut reaktsiooni nagu oleks vaja.
nüüd see müntide 2, selle muna peal müntidega žongleerimine nagu väljendab seda veel kord või et valikute tegemist ja sellist ühe või teise vahel valimist, et on vaja nagu hästi kiiret, täpset ja konkreetset mõtlemist. Nüüd see karikate 4 võib näidata natuke seda, et sa võib-olla ei näe kõiki valikuid, mis sul on, et ära ole ka liialt tormakas valikutes. See mõtteerksus või nagu ei tähenda seda, et peaks nagu tormama valima, vaid pigem nagu seda, et sa tead kõiki võimalikkusi ja mida need võimalikkused iseendaga kaasa toovad ja langetad valiku läbi selle, kui sa oled läbi kaalunud kõik võimalikkused. Et see karikate 4 otse kui väljendab seda, et sa võid, nagu see jänkukene seal, et ta näeb nagu neid 3 tühja karikat ja ei märka seda ühte, mida see, kelle iganes käpakene annab talle, mis on täis ja väärt vastuvõtmist, et vaata ümberringi, vaata, mis võimalikkused sul veel on, mida sa saad valida ja ära kõhkle ka võtta aega lihtsalt iseendale, sest valikute tegemine rutakalt, jah, me saame alati ümber valida, aga tihtipeale ei ole me nendes valikutes üksinda, et mitte teha haiget teistele inimestele enda ümber, et võta endale aega siis ühesõnaga ja kaalu kõiki võimalikkusi ja vaata otse kui ka nurga taha või selja taha, et mis seal veel on, mida ma veel ei tea, mida ma peaksin teadma, mis aitab mul mu valikut langetada või kaasa valiku langetamisele. Nüüd oraklikaartidena on väljas sellised kaardid nagu koer kusagil eemal, kauguses olev sõber mõtleb su peale ja tuulekell, mis väljendab rahu ja harmooniat. Et see lisab kuidagi nagu teistsuguse mõõtme veel juurde, et tänapäeval ei ole meil ükski sõber ju kaugel ja eemal, vaid lihtsalt ühe Messengeri sõnumi või telefoni kõne kaugusel ja tehnika on toonud meile kätte selle, et maailma teises paigas oleva sõbraga saad näost näkku suhelda, et vahemaa ei ole enam mingi vahemaa, et ühesõnaga see koer toob siia juurde selle mõõtme, et miks mitte küsida abi või võtta ühendust nende inimestega, keda sa tead, et on sinu inimesed ja sind toetavad isegi, kui nad on kaugel, et miks mitte arutada ja küsida nõu ka selle karikate 4 nagu aspektist, et mis valikud võivad veel olla. Lähedane sõber näeb asju teisest vaatepunktist kui sina ja ta võib lisada teistsuguse mõõtme sinu valikute juurde. Aga üks on kindel, et mis iganes toimub, sa jõuad juunikuuga ka sellesse rahu ja harmoonia seisundisse, et võta endale neid hetked lihtsalt neid tuulekellakesi kuulata või lihtsalt olla, on ju. Ja numbritena on väljas sellised numbrid nagu 8 ja 5 või siis ka 13 on ju, et need võivad olla kas numbrite või kuupäevadena olulised. Aga suur tänu sulle! Tere kõikidele kaladele! Siin on sinu juunikuu taroskoop ja kaartidena on väljas sellised kaardid nagu karikate baas, täht ja mõõkade 9. Nüüd mulle tundub, et sinu juunikuu tuleb hästi emotsionaalne, millegi suurema ootuses ja kaldumises ülemõtlemisse või hirmumõtetesse. Et kui me ootame midagi või kedagi, siis tihtipeale me mõtleme läbi kõige hullemad ja kõige halvemad stsenaariumid iseenese peas ja otse kui käime seal peas selles põrgus ära, et siis tõdeda, et tegelikkuses oli kõik palju lihtsam ja palju ilusam. Et mulle meeldib see laud, mis siin on nagu kõike tuleviku suunas nagu hästi positiivne, et on emotsioone, on sellist
armastust on ootust, igatsust ja seda, et igatsus ja ootus ei oleks nii magusad, kui ei oleks seda ülemõtlemist ka, on ju, et minu jaoks teebki võib-olla tihtipeale selline, kas kelleltki inimeselt vastuse ootamine või nagu mingi soovitu igatsemise teebki nagu hästi mõnusaks just see, et ma saan vahepeal nagu oma peas ära käia kõik need hullud variandid, et siis realiseeruda saab ainult see positiivne ja hea. Et ma ei tea, kus sa oma elus, mis seisus sa oled, aga mulle tundub, et juunikuus võivad olulised olla sinu jaoks suhted, kas mingi inimese järgi ootamine või kuidagi kelleltki vastuse ootamine, et sa igatsed ühte suunda ja südames kardad, et kas ta vastab nii või et kas ta vastab minu tunnetele, kas ta vastab mulle üldse. Et siin on ka natuke seda, et otse kui selline oma südame pakkumine lootuses, et teine inimene selle vastu võtab. Aga ma kordan, tegu on üldise ladumisega, et siin all võib olla ka hoopis mingi enesearengu teema või hoopis millegi saavutamise soov või vajadus, mida sa nagu pelgad. Et eksamid, mingi konkreetne tulemus, mida sa igatsed, mis iganes ärile uue suuna andmine. Et unista julgelt ja mõtetes võid minna ka sinna kõige hullemasse kohta, aga ole kindel oma tunnetes ja tea, et kõik sus vastab sul alati ja, et ära jää sinna ülemõtlemisse kinni, et mitte seda juurde kasvatada iseendale, on ju. Nüüd oraklikaartidest on väljas sellised kaardid nagu kell, mis väljendab mingit teadaannet, ja roos, et mis väljendab seda, et romantika on õhus. Et siit ikkagi tuleb nagu selline suhete mõõde pigem välja, et oleksid otse kui mingi teadaande ootel, aga võid olla ka kindel, et armastust on juunikuu täis ja õhk paks armastusest sinu jaoks. Nüüd numbritena on väljas 4 ja 11 või siis ka 15, nii et 11 on iseenesest ka niisugune meistrinumber, nii et mis kinnitab seda, et sa ei jää ilmselt sellesse ülemõtlemisse kinni. Aga aitäh sulle!